Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Selles videos räägin olukordadest. Elus on kahte sorti inimesi. On need inimesed, kes mingis olukorras aktsepteerivad seda. Selline ongi elu. Ja teist sorti inimesi, kes juhivad ise oma elu. Juhivad ise elu oma olukordi. Tekitavad ise olukorrad. Ja nüüd mõtle, kas sa oled selline inimene, kes siis, kui tuleb mingi olukord, vahet ei ole, kas see on positiivne või negatiivne, elus tuleb ette erinevaid olukordi. Küsimus on selles, mida sa selles olukorras teed? Kuidas sa reageerid? Kas sa oled pigem proaktiivne või reaktiivne? See tähendab seda, kas sa kasutad seda olukorda enda heaks või töötad selle olukorra vastu? Sest kui sa reageerid, oled reaktiivne, siis see olukord võib muutuda veel tugevamalt sinu vastu. Kui sa oled proaktiivne, siis sa kas õpid sellest olukorrast, muudad selle olukorra endale võib-olla isegi kasulikuks. Ja see, milline oled sina, see sõltub sinu hoiakust. Milline on sinu hoiak elule? Milline on olnud sinu areng eelnevalt ja milline see on sellel hetkel ja kuidas sa tegutsed? Sest elus on alati nii positiivset kui negatiivset. Elu õpetab meid igal sammul, iga päev. Küsimus, mida sa võiksid endalt küsida, on see, et kuidas ma käitun? Võib-olla astuda hetkeks nii-öelda kõrvaltvaataja rolli ja mõelda, mitte kohe tegutseda. Ja lõpuks on küsimus selles, et kui see olukord on tulnud, kui need olukorrad meie elus saavad toimuma, siis mis juhtub meiega? Milliseks saame meie? Sest kui me oleme küpsed, kui me oleme valmis vastu võtma oma elus igasuguseid olukordi, ka kõige isegi ebameeldivamaid, ja nägema selles positiivset ja õppides sellest, siis juhime meie oma elu. Siis oleme meie need, kes tänu sellele, et me kohe ei reageeri, siis meie loome ise oma olukorrad oma elus. Millist väärtust said sina sellest videost? Milliseid mõtteid see video sinust tekitas? Mõtle ja ole kena. Kui sa oled julge, kommenteeri siia video alla. Anna teada, jaga teistega oma mõtteid, oma arvamusi. Isegi siis, kui sa ei arva nii. Anna teada, loome vestluse. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.